Praegu me näeme siis seda, kuidas on võimalik laevale vööri laiendust teha kopa ja kangi meetodi abil, natukene valla poole painutama. Seal on tubli töömees. Aksel on seal valmis. Mina olen pannud endale kaitseprillid ette ja nüüd on näha ka, et kui inimesel jõud üle ei käi, siis peab käima üle mõistus. Kuidas tundub, on paigas? Läheb? Ja. Ega käsitsi ei oleks teinud? Ei. Ei mingil juhul. No vaatame, mis edasi saab. Siin on väikene töötuba siis jah, kuidas, kui teil on 6-tonnine kopp kodus olemas, mis on päris paljudel. Sest Eesti mehel on igasuguseid asju ju kodus, sellepärast, et tal on nii palju asju kodus, et mõnikord tulebki lihtsalt teine kodu jälle muretseda, sest esimesse ei mahu ära. Üks õige Eesti mees ehitabki ühe maja teise järel. Ja väikene haamer on seal ka abis. Kõik see mõningane pingutus on siis meil mõeldud selle jaoks, et oleks võimalik käia mõnusama sirge seljaga kallitel reisijatel ja laiema astumisega mööda Hilara laevatekki, et me siin ise paneme ka kohe. Võtame vana värvi maha ja siin on väikene arheoloogiline uurimustöö ka. Siin saab käia, kuidas on siin valget värvi. See on viimased kihid on siis viimased 4 aastat sinisega. Sinine periood jääb kuskil 2015. aastasse, pruun periood, see jääb siis veel varasemasse aega kenasti. Nii et meie oleme valmis umbes 3 nädala pärast ja siis kutsume kõiki pardale ka. Ja Aksel painutab kenasti siis koppa abil. Ühe hea keevitaja sõber ongi korralik kopp.